salvestus ka vaadata, kui aeg on ja siis meelde tuletada mõned asjad. Ei ole vastus küsimusele, kus Nii. peaks tulema ressurss selleks Euroopa Liidu eelarvest. Ma lülitan praegu kõik mikrofonid välja, kellelgi oli. Nii, aga alustame, et meie siis broneerimisportaal asub lehel agent.stur.ee. Mis see mootor on, et mootoris on erinevad variantid, et mis on võimalik lisaks reisipakettidele nagu broneerida, ehk on siis meil on eraldi lisaks reisipakettidele pakume siis majutust erinevatest hotellidest, erinevatest platvormidest. See on lihtsalt nagu me haldame seda, me anname seda võimalus ja siis, aga see ei ole testuritoode. Samas uuest mootorist on võimalik siis broneerida endale lennupiletid siis nii regulaarlennukile kui ka siis charterlendudel. Ning transferid ka ja transferid on meil partner on Kiwi takso, et siis ta ei ole päris nagu transfer, aga ikkagi ta on nagu hea hinnaga ja süsteemist nagu ilusti kõik toimib. Teil on olemas paroolid ja siis salasõna saate sellega sisse logida. Ja põhimõtteliselt meil on nagu kõikidel süsteemis on suur mootor, kus me näeme kõik vajalikud tülpid ja siis siin me seadistame parameetrid. Ehk on siis testur Eesti pakub varianti lennata Tallinnast, Riiast ja Vilniuses, et kõikidest riikidest on erinevad maksetingimused ja siis ma räägin nendest natukene siis ära. Aga siis alustame siis ülevalt, mis me üleval nagu näeme. Otsingumootor, siis on broneeringud, et kõik broneeringud meie oma või siis kas isiklikult või siis firma oma, oleneb kuidas teil seadistatud. Pakkumised, siin on kõik pakkumised, mis me teeme läbi süsteemi, finantsosakond ja siis on viited. Viited on hästi olulised selleks, et siin on kogu infot, et lühedalt on mainitud, et ehk on siis kõige olulisem agentileht, kus on kogu info on lühedalt nagu välja toodud, müügitingimused, infolehed, mis on hästi olulised ja kindlasti vaja panna kokku lepinguga. Ja siis on parem, kui te panete ka pakkumisele juurde. Et siis on Travel Extras Air Baltic, see on kehtib ainult charterlendudel, ehk on siis meil sel aastal olemas Egiptuse lend. Teiste lendude puhul ehk on Kreeta, Roodos, Bulgaaria, et see on regulaarlennuk ja siis meil on suurem blokk seal ja siis seda saab kõik lisateenused on võimalik broneerida Air Balticu lehes. Enne väljalendu kuskil 4-5 päeva enne saadame teil booking confirmation'it, ehk on sellega saate siis sisse logida süsteemi. Tegelikult saadate edasi nagu klientidele ja klient juba ise saab siis endale lisateenused nagu soetada. Air Baltic Club lojaalsusprogramm, ehk on kõikidel lendudel, kas charter või siis regulaarlennukiga, mis on meil on kokkulepe Air Balticuga. Iga lennu kohta Air Balticu klubi liige saab siis 100 punktid endale kontole. Seda on võimalik siis edastada meile. Charterlendude puhul 100% meile ja siis nagu regulaarlennukiga saab siis nagu online check-in'i kaudu seda ära teha. Lennukuupäevad, et mis kuupäevadel me lendame ja lennuplaan ja vabad kohad, siin on kogu info, mis on olemasolevate vabade kohtade nagu olemas ja mis lennuplaan. Presentatsioonid ja õppematerjalid, siin on ka erinevad variantid, agendireisid siin, üritused, mis tulevad või mis on läbitud, webinaarid, mis tulevad ja siis on salvestatud webinaarid, kindlasti siin on link, mis on hästi oluline, et võite vaadata tagantjärgi kõik koolitused, mis on välja toodud
ja lisaks on lojaalsusprogrammid, mis pakuvad meie partnerhotellid. Te saate seal registreerida ja teenida endale boonused. Ja samamoodi siin on, kui kellelgi on uudiskirjad ei käi, siin on võimalik liituda uudiskirjana. Et eestikeelse variantidel, et siis nagu eestikeelsed kirjad tulevad ja venekeelsed tulevad venekeelsed uudiskirjad. Vahest on mõlemad keeled ka tulevad siia. Nii vene kui siis eesti. Vabandust, läksin nagu teisele lehele. Nii. Diagrammi kataloog on see, kataloogis te leiate erinevat info, mis on vajalik töös, ehk on siin ekskursioonid, transferid, infolehed, klienditugi ning on erinevad materiaalid, no näiteks, et kui me vaatame Türgi, et siis ööpäeva hinnad ja ebastandardne majutus, siin on võimalik saada terve tabelid, kus on... Palun lülitage mikrofonid välja. Nii, ma ise teen ka seda. Nii, siin on täis failid, millised koerad, kui suured on ja millisest tingimusest on lubatud. Kui me läheme edasi diagrammi juures te leiate siis seda info, kes teie haldur on. Teie haldur on siin kirjas, igaühel on oma, võiks olla, meil on 3 haldurit, 2 Juliat ja siis Anneli. Samas, et siin te leiate enda boonuspunktid. Boonuspunktid arvestatakse reisipakettidest, mis on Tallinnast müüdud ja Tallinnasse. Ja siis arvestatakse 0,5% summast ja arvestatakse nagu teie kontole. Kontol te näete siis 1 punkt võrdleb 1 eurot ja kui nad jõuavad siia kohta, et siis boonused, siis nad juba aktiivsed ja te saate nagu neid ära kulutada. Kuidas nad lähevad aktiivseks? Et kui turist juba sõidab järgmisel päeval, et süsteem arvutab ümber ja siis järgmisest päevast, kui turist sõitis ära, saabus hotelli, siis teil neid boonused lähevad aktiivseks. Kogu ajalugu te võite vaadata siin all vajutades ajalugu ja süsteem, kuidas te saate neid ära kasutada, siis te leiate teist boonuse kõrval loe veel, et siin on tingimused on. Lisaks teil kindlasti olemas, kellel on vähemalt 1 broneering tehtud, et siis testprofi. Et testprofi praegu veel tegutseme, aga seal on üks rida, mis on paljudel turiste aasta jooksul viimase 365 päeva jooksul nagu tehtud. Kus teil on nimi, et seal on nagu saab seadistada saab seadistada teie andmed, et suurem osa andmed juba olemas. Te võite lihtsalt vahetada näiteks perekonnanimi, et tavaliselt on süsteemis tagurpidi, kellelgi juba tehtud, siis on sellega nagu kõik korras, et siis nagu klient näeb ka ilusti, et perekonnanimi. Võite lisada siis pilti. Samas, et siin järgmises lahtris te näete komisjonid, et näiteks siin on mul välja toodud testi blokis näiteks testuri reisipaketi müük on näiteks 10% on põhiline komisjon tasu. Lennupiletid kõik on neto välja arvatud. Charterlennud Tallinnas ja Tallinnasse Eesti piletid sisaldavad 5% teie komisjonid. Kui te soovite seadistada lisa juurdehindlused klientidele saata ilusti infot tavalise lennupileti kohta, te võite nagu lisada siin erinevatel moel juurdehindlus, mis kohe pakkumises juba tuleb. Seda ei kehti ainult charterlendudele. Neid charterlennud, mis on Riiast ja Vilniuses, neid on netohinnad ja kui te soovite neid müüa, neid on kindlasti on vaja
neid on vaja siis juurdekindlus lisada juurde, et muidu siis te jääte ilma teenustasuta. Nii, ma korra vaatan, kellegi mikrofon oli sees. Lülitan välja. Nii. Ja teised, mis on transfer, on 10% komisjon ja siis on lisaks on tavalised hotellid, on ka 10% komisjon. Siin veel. Nii. Edasi te saate seadistada meiliaadressi, et siin on võimalik seadistada nii nagu Outlooki seadistate, et otse pakkumine saate otse süsteemist, et ja kui klient saab seda pakkumist, ta saab vastata kohe teile meilile, teie meilile. Ta ei tule nagu süsteemi tagasi, aga ta tuleb nagu meilile. Siia on võimalik seadistada kohe põhiline tekst, mis te võite nagu jooksvalt iga pakkumise korra puhul natukene muuta, aga põhiline jääb siis nagu valmis. Nii, aga vaatame, mis meil seadistamisest on väiksed nüansid, te saate nagu neid sättida. Siin on veel kujundamine ka meil on, aga kujundamise kohta, et suurem osa ma proovin teha koheselt nagu teile siis valmis, kui te liitute, et teil on nagu teie logod olemas. Mul on praegu testuri logo, aga põhimõtteliselt, et siin nagu suurem osa, et teil on oma logo siin juba ka olemas, et kui te klientidega kõrvuti, et siis te näete ainult siis enda logo, mitte testuri logo. Kui te seda soovite. Nii, vaatame, mis meil erinevus on ja kuidas me saame siit teha. Kõik lennud Tallinnas, mis on charteriga nagu mõeldud, et ettemaks on 10% ja siis on 21 päeva enne väljumist on 100% maksmine. Lennupiletite puhul on 65 € inimese kohta ja 21 päeva enne väljumist on 100% ettemaks. Kui me räägime Riiest on ettemaks 20% ja 30 päeva enne väljumist on 100%. Vilniuses kõik reisipaketid on 100% ettemaks ja selle tõttu olge palun ettevaatlikud. Nii, lähtepunkt on Tallinn, praegu sihtkoht te võite valida erinevad riigid, kuhu meie lendame. Et sel hooajal meil on Türgi, Kreeta, Rhodos ja Kreeta, Bulgaaria, Bodrumisse. Talvised reisid on Hispaania on hetkel Tenerife, Egiptus varsti tulemas. Emiratid on sädistatud on ainult GDS paketi puhul ja Exotica on ka GDS-i. Lisaks meil on Katar ekskursioonireis, mis on toimib kaks korda detsembris ja jaanuaris, et sellist info juba saatsime eelnevalt seda uudiskirjana. Et seal on Katari puhul on ettemaks on siis 20% ja kuu enne on siis 100% on maksmine. Et Katari on siis igal reisil on üks kindel hotell hommikupuhti söögiga, mis kulub 2 ekskursiooni ka. Linna ekskursioon, mis on 8-tunniline ja siis kõrbesafari poolepäevane ekskursioon. Ja siis kindlasti Eestis tuleb siis kaasa reisisaatja ja siis sõidame klientidega ilusti sinna, et kliendid ei tunne nagu mured. Nii, sihtkoht on võimalik valida siis siin või kohe kirjutada kindla hotelli, reisipaketi alguskuupäev. Et siin on kalender, mis annab vahemikusse 21 päeva, mitte rohkem. Et selle vahemikus, et te saate otsida kõige parima klienti jaoks pakkumine, mis on kõige soodsam. See ei tähenda, et siis klient läheb nagu 25 mai näiteks ja 4 on tagasi. See on ikkagi vahemik, millel siis turist puhkab
tahab ära minna näiteks puhkusereisi. Ja ööde arv on siis nagu te määrate, kui pikaks ta võiks nagu minna sinna. Meil on suurem osa on reisipaketid arvestatud 6 ööd, et ehk on selle puhul on lennugraafik on hea, et 4:30 on Tallinnas ja tagasi on siis 23:30. Võite arvestada seda, et siis 6 ööd, aga 7 täispäeva. Jah, et viimasel päeval tuleb siis hotelli ära anda ja siis pool päeva olla ilma hotelliga või siis on ilma hotellitoata, aga hotelli saate kasutada ilusti. Kõik teenused, keegi hotellist ei palu välja minna, et saate nagu teie turistid saavad siis hotellis nagu ilusti olla. Vabandust, ma natukene pean liituma inimesi juurde, et siis nii ja reedeti meil on 7 öösed olemas ka või siis on hooajal alates septembrist, et meil on 7 ööd nii kolmapäeval kui ka reedel ka olemas. Et reedel me lendame siis Freebirdiga ja seal on lennugraafik on natukene teistsugused, et päevane väljalend Tallinnas, aga tagasilend on kell 7 hommikul. Et siis seda palun pöörage tähelepanu. Et eriti neid, kes elavad Alania piirkonnas, et nad peavad ikkagi päris vara sõita nagu lennujaama. Lennujaama inimesed peavad jõudma Türki ikkagi on 3 tundi enne, pluss sõit ka. Nii, jõuame juba kurorti Tülpi, et mis on testuuris on mugavam tehtud, et meil on nagu kõik linnad on jaotatud väiksed küla kohta või siis on alalinnade poole, et siis siin on nagu ilusti otsida, kui klient tahab näiteks ainult Gõinüki hotellis, et siis nagu ei pea nagu otsima Kemeri või siis on, kes tahab Kemeri keskuses olla, siis siin saab seda määrata. Järgmisest tülpid kollektsioonid ja filtrid, et siin on testuurkollektsioonid, mis meie toome teile välja, et erinevatel segmentid nagu jaotatud. Näiteks uued ja renoveeritud hotellid, siin on arvestatud täitsa uud hotellid, mis on täitsa uuesti ehitatud või siis on täielikult renoveeritud, mitte osaliselt, aga kui on täielikult. Siis on noortele, mis on mõeldud hotellid, soojendusega basseinid, ainult täiskasvanud ja nii edasi. Et siin te saate pärast mängida ja vaadata, et kuidas on. Aga pööran tähelepanu, kui teil filtrid on liiga palju avatud või see piirab teie otsingu tulemus ka. Järgmises tülpis meil on kõige lihtsam on siis valida toiduplaani ja siis tärnide valik. Kõrval on kindlasti on linnukesed võib jääda, et siis näiteks me valime all inclusive ja parem toitlustus, ehk on siis süsteem leiab ikkagi hinna pärast, et hinna järgi on hotelli pakkumised. Ja alati tuleb soodsamad ettepoole. Hästi oluline veel punkt reisi tüüp ja koosseis, et vahest, et teie klientidele vaja ainult majutus. Kui te valite majutus reisipakettide all, testuur ainult majutus, see tähendab, et see on meie lepingulised hotellid, et siin on maksetingimused kehtivad klassikalised 10% ettemaks ja 21 päeva on enne saabumist peab tasutud olema. Ja siis samas on võimalik lihtsalt majutus ja transfer. Ei saa, see on jõudsalt kajab. Ma panen siin nüüd, mul ei ole siin häält. Ja nüüd kajab seda. Siis kui te valite majutus ja transfer, et see tähendab, et majutus ja seda individuaalne transfer tuleb siis nagu pakkumisele. Või täispakett, siis on 3 teenused nagu olemas. Üleval on samamoodi, et lapse teema, siin on kõik olemas ja siin on 2 varianti ja on erinevatel moel on võimalik valida, millises vaade te soovite.
Mina näitan teile siis selles vaades, mis on nagu natukene põhjalikum. Ma arvan, teie rohkem nagu kasutate seda liini pakkumist, ehk on siis see, mis on tabelina ja see, mis on keskmiselt. Aga vaadake, mis kellelgi mida meeldib ja siis saate seda kasutada. Et valime siis variante, et sellest ajani me saame siis vaadata, mis on kõige soodsam ja kõige parem valik, mis on meie klientidele nagu mõeldud. Nii, tuli tulemust, et siis kõige soodsam variant, et praegu meie tulemuste järgi on 560 € 2 inimesele. Siin on maksetingimused kirjutatud, komisjonitasu, mis on kellelgi on, siis samas, et me näeme hotelli nimetust. Kui me hiirega toome välja lennuaja peal, siis me näeme, mis kell, milline lennuk lendab. Kui samal päeval võiks juhtuda, et 2 lennukit, et siis kõik graafikud siia tulevad. Siis on, mis toitlustustüüp, mis on toatüüp, samas, et me näeme siin veel, kui kaugel ta merest, milline on siis rand, kui kaugel rannas, kas internet tasuline või tasuta, tavaliselt, mis on kliendid nagu küsivad. Ja siis ongi nagu selline ülevaade, mis nagu siin on. Mis on hästi oluline veel, hinna juures meil on hiivmärgid on. Hiivmärgide peal me paneme hästi oluline infot, et nagu praegu selle hotelli puhul me näeme, et Best Tour Estonia ei soovita seda hotelli müüa, kuna see ei vasta Eesti turu nõudele. Et see ei tähenda, me ei saa seda müüa, aga klient peab teadlik olema, et see hotell, selle hotelli peal, et Eesti klient ei ole väga rahul, aga ta sõita saab, kui vaja. Võib-olla temal lihtsalt meeldib see hotell ja temal tulevad sõbrad teisest riikidest või mis iganes, aga müüa saab, aga me ei soovita seda hotelli. Et müügi seda võtta ei saa, kuna meil süsteem on arvestatud teiste riikide jaoks ka ja nendele see hotell sobib. Samas siin on ka kirjas hotelli majuta ainult mehi. See tähendab, et siis ei majuta üksikut meest või siis on nagu 2 sõbrad, isa ja poeg, isa ja tütar isegi. Ja võiks juhtuda, et päringu alusel on võimalik seda küsida, aga suurem osa ei kinnita, kuna iga reisikorraldajad on oma lepinguliselt kokku lepitud nagu tingimused, et hotell laseb või ei lase majutada üksikut meest. Infotuuridel nad võivad rääkida hästi palju erinevat infot, et nemad lasevad ja siis nagu kui nad juba oli ja kõik nagu sellised. See on nagu kaheotsane asi, et suurem osa, et nad pärast ei kinnita. Et infotuuridel räägivad päris palju, aga põhimõtteliselt nad ei lase. Mis võiks lasta, kui pere on suur näiteks mitmest toast ja siis ühes toas näiteks on isa või siis vanaisa või mingi nooruk, kes nagu peaks nagu üksi elama. Sel juhul on päringu alusel, et kuna suur pere, me tavaliselt kinnitatakse, muidu mitte. Mis me veel siia saame? Hinna juures on 0. 0 peal on võimalik saada erinevad variantid, et hinnamuutuse ajakava, mis kehtib sellele hotellile, saada konkurenti hinnaga päring, et kui te soovite müüa testtuuri ja teistel operaatoril on hinnavahe, et siis näiteks seal on soodsam kui meil, et te võite täita siin kõik andmed ära ja päeva jooksul teil vastatakse, et me vaatame üle, et küsime siis meie vastuvõtukontorist, et siis kas me saame seda nagu konkurenti hinnaga nagu müüa. Et sel juhul, et te saate kasutada seda tabelit siia. Samas me saame vaadata siin erinevad töötuubid ja siis nagu millised tingimused meil alguses oli pandud. Kõrvuti me näeme siis lennukohtaded, kas on piisavalt või mitte. Kui alla 10, siis meil tulevad juba numbrid ja kui numbrid on 9, siis on ainult 9 lennupiletit, rohkem meil ei ole, me neid kuskil ei peita.
et sellega palun arvestada. Samas meil on igal pool on nende hotellidel, mis me valime, on erinevad märgid, et neid on abistavad teile siis teha kiirem nagu pakkumist. Kui teil on oma kindlad hotellid, mis on eriti odavas segmentis nagu valitud, te võite teha endale seda filtrit, mis paistab natukene rohkem meie süsteemis. Te võite valida endale lihtsalt siis nagu siin süda ja siis valida, teha endale lemmikhotellid, mis te saate nagu pakkuda klientidele kinnise silmadega. Kuna te teate sellest hotellist hästi palju nüansse ja te teate, et see võiks sobida nagu klientidele. Ja samas, kui te teete pakkumist, et kui te näete punast süda nagu pildi peal või siis nagu ree peal, et see nagu natukene kiirustab teie tööd tegemine. Kus me näeme neid pärast minu lemmikud hotellid, ma teen praegu lehe uuendus. Ja siis ta tuleb nagu peale seda testuri kollektsiooni alla, ta tuleb siis nagu selline nagu minu kollektsioonid, et siia tuleb neid hotellid, aga need tulevad ainult teie kontoga, ehk on siis see ei tule nagu firma peal jaotamiseks, aga siis ta tuleb nagu isiklikult teie toode, et mis teil teeb nagu soodsam, mugavam pakkumist. Me üleval näeme, siin on veel hinnaskala. Tavaliselt see hinnaskala kuulub esimese hotelli puhul, aga siin, et me juba saame aru, mis hinnaklass, mis päeval nagu toimib. Et näiteks, kui klient küsib, nagu mina tahan sõita nagu 5. kuupäeval siis nagu Türki, aga te pakute nagu 4. või siis nagu 11. on palju soodsam, et kas te saate nagu neid päevad ka siis. Et siin te saate nagu mängida nendega ja siis teada juba eelnevalt, et mis kuupäevad nagu soodsam. No, ütleme, siin on juba 400 eurot vahel kahele inimesele. Külje peal asub blog nagu otsingufiltrid. Neid kehtivad ainult sellele tulemusele, mis juba suures filtris nagu toiminud. Mina praegu valisin seda Kürali hotelli, et selle peal ma saan näidata lihtsalt mõned nüansid, kus te leiate veel infot vajalikud teie töö jaoks. Te ei pea nagu minna teisele lehele otsima seda infot. Kui me vaatame pildid, et pildi peal, et kui pildid on uued, ütleme, sisestatud süsteemi 1,5 aastat hiljemalt tänaseks kuupäevas. Siin on nurgas, on paremal pool all nurgas on hotelli too tüüp. Et see on nagu ka hästi oluline, et teile aitab ka kindlasti aru saada, mis hotelli too kategooria tegu on. Et kuna suurem osa pildid on kõik nagu ilusti, siis nagu aga keegi ei saa aru, mis see tuba on. Ja siis hakkame otsima erinevatest allikatest. Ka kindlasti suured hotellid, natukene tasemehotellid, et nendel on tehtud erinevad plaanid, toeplaanid, mis aitavad ka seda natukene parem müüa ja aru saada, kus mis on. Meie hotelli kirjeldus on hästi täpselt nii, nagu hotellis on, et see ei ole välja mõeldud, et kui on kirjutatud näiteks sofa on 180 korda 90 sentimeetrit, et see nagu, ta ongi nagu selline, et siis sinna vaja arvestada ka, et näiteks kui lapsed praegu nagu päris pikad ja kui nooruk, ütleme 2-meetriline, et siis ta lihtsalt sellele voodile ei mahu. Et siis seda nagu vaja arvestada, ehk on selle puhul, et vaja valida nagu teist tootüüpi. Siis samas, et meil on kaardid ka olemas, kus hotell asub, mis kõrvuti on. Te saate kasutada seda varianti, et vaadata, mis on hotelli kõrval. Vahest turistid ka küsivad, kus on pood või mis iganes, kuidas nagu minna.
kindlasti kasutada lisainformatsiooni. Siin on ka lahti kirjutatud erinevad vajalikud infod. Lisatud manused, siin on hotellikaardid, kontseptsioonid ja kõik absoluutselt vajalikud infod, mis võib aidata teile nagu mingi vormistada. Iga sammu peal tegelikult te võite nagu bronid ka vormistada, et siin on nagu nii otsingutest, et siis vajutada hinda peal või siis on, kui me broneerime siis nagu kohe nagu selle hotelli kirjelduses. Aga enne seda, et pakuks, näitan teile, kuidas nagu pakkumine koostada. Et pakkumist võib erinevatest variantidest olla, et nii ainult teisturi pakkumist kui teiste reisikorraldajaga. Ja siis on nagu väiksed nüansid võib olla, et ma näitan, mida ja kuidas te saate kasutada neid. Tegin lehe uuendust. Nii, et mis meil on? Meil näiteks on, meil on siuke korv nagu ka olemas, me võime panna korvi. Kui te teete pakkumist erinevatest riikidest, ehk on siis Kreeta või Kreeta, Bulgaaria ja siis Türki, nad tulevad kõik joone alla jooksvalt, et ja siis ka klientidele mugavam, te ei tule nagu segu. Ta tuleb nagu riikide kaupa. Et valite hotellikorvi. Korv tuleb siis kas vasakul allnurgas või siis üleval rippmenüüs. Siin me võime valida neid toodet, mis meil vaja, kas kõik või siis osaliselt. Ja vajutame nupp saada. Me saame, peale seda nuppu me saame siis siuke vahelehe. Siin me võime kirjutada erinevad kommentaare, näiteks sobib, kas on väga hea või mille peale inimesed peavad nagu tähele pöörata. Siin on tekst, mul on tehtud juba eelnevalt nagu säädistamisel, et siin on nagu võib nagu lisada teksti juurde samamoodi, et suunata konkreetselt klientidele ja siis on võimalik saada nagu otse süsteemist või see on teine variant saada endale meilile ja siis on juba natukene ümber töötleda ja siis saada klientidele. Või kasutada seda varianti, mis siin on praegu ma näitan, et Messenger. Messenger see ei tähenda seda, et kohe saadab kuskile Messengerile, ta vormistab lihtsalt niimoodi, et teil on nagu mugavam. Et tavaliselt peale seda, kui korvist juba lahkute, et mina valin alati temalda valitud toodet osta korvist peale saatmist ja saada. Siis me saame kahte lahtrit. Üks on siis meil tehtud nagu tekstina ja teine on linkina. Mis on hea tekstina, et näiteks te teete pakkumist erinevatel operaatoritel ja siin on teil kogu info juba olemas, ühe klikiga te saate kogu info kopida kirja sisse. Aga lisaks sellele, et soovitan alati, kuna siin on turistid, ei saa teada, mis hotelliga on, kus on see hotelli link, kuna linkid siin ei ole aktiivsed, siin üleval on, meil on tehtud selline nagu link, mis on võimalik saata nii Facebookis, WhatsAppis suheldes või siis on, kui pika juba kirjavahetus ja siis otsite, valite konkreetselt juba testuri toode, et te võite kasutada seda linki. Ma kohe näitan, kuidas ta välja näeb, et siis samasugune kiri ka tuleb, et kui te saadate endale kirja, et teie logo, teie andmed, siis on tekst, vahetekst ja siis hakkavad neid hotellid ja põhimõtteliselt on kliendi jaoks on hästi mugavam aru saada, et tema ei lähe kuskil testuri lehele, ta on nagu vahelehel ja siis on kõik leht on teie andmetega. Siin on samamoodi hotelli kirjeldus, ta natukene vähem näeb, aga põhimõtteliselt ta näeb kõik vajalikud infot, mis on nagu otsuse tegemise jaoks.
kui meil oli lisainfot ka lisatud siia, et siis klient ka näeb neid kõik siia, et see on ka hästi oluline, et teie teie saadate nagu korrektne nagu klientidele infot. Samamoodi siin on nagu kommentaarid, mis me lisasime, kõik tulevad nagu süsteemis nagu ilusti siia lehele. Mis on veel hästi mugavam, et siin meil jääb pakkumise number, see on hästi vajalikud asja selleks, et siis kui klient näiteks teil vastab 5 päeva peale seda, kui ta sai pakkumist ja ütleb, kuule, mul on seda hotell nagu sobib, et vaatame, et broneerime ära. Et te ei pea nagu uuesti otsima tulemust ja kõik. Te lähete pakkumise alla, enne eelnevalt kopeerite seda pakkumist numbrit, lähete siia, hetkel, kuna meil süsteemis siin praegu nagu üks on, pakkumine oli tehtud ametlikult, et siis siin ta kohe nagu siin olemas, aga me võime siis otsida nagu sellisel juhul on numbri järgi, valida siis ainult minu pakkumised ja nii edasi. Et teeme siis pakkumise lahti. Vaatame, ta tahaksid seda hotelli, 576 €. Vajutame broneerida ja vaatame, kas hind on muutunud või mitte. Kui hind ei ole muutunud, me saame ilusti seda bronni ära vormistada ja siis sellega nagu kõik korras tuleb. Aga kui on hind muutunud, me saadame siis uuesti seda päringut, pakkumine temale. Jõudsime siis broneeringu etapile, et kui me soovime broneerida, ehk on siis me näeme, millel lent on, valime, kontrollime. Samas, et kui sel päeval toimib näiteks 2 reisi, hetkel selle aastal ei ole, aga vahest on, vahest võib mõni aasta niimoodi oli, et siis, et siin on võimalik valida lennuplaani, et vali teine lend. Samas järgmine plokk on transferi. Transferis me võime valida samamoodi on mis transferi, et individuaalne siis ta tuleb näiteks 60 € paketi kohta lisatasu ühe suuna. Et kuna me valisime praegu siis ühele poolele, et mis on siin hotelli, lennujaam hotelli. Samamoodi siin me võime valida VIP-transferi. Ja siis, aga kindlasti lugege, et mitu inimest arvestatakse, nagu kas väiksema bussi või siis nagu mitme broneeringu puhul seda vaja valida ja nii edasi. Või samamoodi emaldada üldse, võtta maha seda bronnist transferi. Charterite puhul, et meil süsteemis on kõik lisateenused on lisatud, et siin otse saab broneerida näiteks Freebirdi siis lennukohad on siin on välja toodud, et esimese istekoht avarii väljapääsu juures või esireast on 25 € ja siis nagu esiosas on 15 ja standardiste kohta on 10. Et siin on võimalik siis eelnevalt ka siis sobiva kohad nagu broneerida. Aga arvestage seda, et kui lent on edasi tagasi, siis sinna ja tagasi, et siin on teine aken ka tuleb. Kuna ta praegu lendab nii, siin on tagasi, jah. Talvise reisi puhul siis on toitlustus ka saab teha ja nii edasi. Vajalik info on sugu, nimi, perekonnanimi, kodakondsus ja siis on sünniaeg. Kui teil on kohe passiandmed ka olemas, dokumenti infod, siis te võite kohe lisada või siis on pärast seda ka võimalik. Kliendi andmed, telefoninumber on 100% peaks olema siis seda, mis on kliendil on reisil. Kui isik on vanemad, ütleme 60+ ja nii parem siis, kui te lisade teist kontakti ka, et kui midagi on, siis me saame nagu ühendust võtta. Meiliaadress on teie valik, et põhilist, et meie nagu nii seda ei saa kuskil kasutada, et see on nagu teie valik, et suurem osa kasutavad enda meilit, aga soovitame ikkagi kasutada
kliendi oma, kuna süsteem areneb ja siis plaan on automatiseerida vautšerite väljasaatmine ja siis, kui lennuajagraafik on muutub, siis on seda infot ka siis otsa klientidele, mitte teile ja teie saadate nagu edasi. Seda te saate ise otsustada, et kuidas nagu teil töömaht lubab seda teha. Nii, ja kommentaarid meil on kahte lahtrit ka olemas. Esimesel lahtrist, mis läheb kohe vautšerite peal ja süsteemi, et kõik on, kui võimalik, see ei ole garanteeritud, seda nagu võimalusel, et me saame siit valida erinevad variantid, mis on meil välja toodud. Kas on 2 voodi või siis suur voodi, kõrgem korrus, madalam korrus, sünnipäevad ja nii edasi, nii edasi. Kui teil on nagu pere või kamp, kes läheb nagu mitmes broneeringus, et siis kui te teete esimene broneering, siis on nagu see nii nagu on, aga alates teisest broneeringust te võite valida, kui võimalik lähedal, sisestate siia esimese broneeringu numbrid ja süsteem automaatselt vormistab seda ümber vautšeriks. Et siis nagu ja näiteks 3-4 broneeringut, et siis võimalusel hotell majutab neid inimesi kõrvuti. Teine lahter on kommentaar ainult teie haldurile, et siis siin te võite nagu lisada muu info ainult broneeringu vormistamisel, et siis muud infot, mis teil nagu soovite edasi anda. Näiteks, ma ei tea, hold rohkem kui 24 tundi vahest on vaja kokku leppida klientidega ja nii edasi. Aga kõik oleneb nagu, millel teil väljalend on. See on nagu suurem osa, et võimalus teha, et kui väljalenduni veel ikkagi aega on. Te võite kasutada eelbroneerimine. Eelbroneerimine annab maksimaalselt 26 tunniks ja automaatselt tühistab seda broneering, kui teie kinnitate või siis on kustutate. Et eelbroneering laseb lennukohad kinni, see on garanteeritud, aga hotelli kohta siis nagu hotelli on nagu päringu alusel, siis ta tuleb, et hind võib muutuda, samas, et lepingu järgselt meil on hind suurem osa ei muutu, aga võiks juhtuda, et paketi hind on muutub. Aga see on nagu individuaalselt ja individuaalne asi. Nii, peale seda siis te kontrollite andmed ja kinnitate broneering. Broneeringud kõik tulevad siis broneeringu alla. Siit meil on näiteks natukene ma nüüd tulen teiste paroolidega, et siin te näete kõik broneeringud, mis on nagu tehtud. On võimalik otsida siis broneeringu numbri järgi, siis on emaili, telefoni järgi ja nii edasi. Saate samamoodi kontrollida ja teha endale müügid, mis on broneeringu sellises ajavahemik, kus mitu broneeringut oli tehtud, millised bronnid, või näiteks kui väljalendu kohta, et te saate check-in'i kuupäevade järgi teha, siis kes nendel päevadel lendab välja. Samamoodi on võimalik valida ainult minu broneeringut, kui teil mitu konsultantid ja nii edasi. Kui passiandmed ei ole, siis meil on siis igal pool on kirjas passiandmed puudu, näiteks ja klient saadab teile passiandmed, me saame neid lisada siinsamas kohe, otse linkida. Süsteemi peame lihtsalt valida, kellele me lisame, passi number ja kehtivusaeg. Samamoodi vahest võib juhtuda, et kogemata siis kirjutatakse meiliaadress, näiteks gmail.ee või midagi, et siin me saame neid ka muuta samamoodi süsteemis, et kõik on korras.
ja mis me võime veel muuta, tegelikult me võime muuta ainult isikukoodi ja MRMS. Muud perekonnanimi, sünniaeg me muuda kahjuks ei saa. Et see muudab kohe siis nagu kogu protsessi ära. Samas, et kui transferid valmis broneeringus me ka saame muuta, et siin on samamoodi, et valime mis suund ja siin tuleb näiteks, et minibuss näiteks selline pluss 15 eurot. Et siis nagu te saate kinnitada ja kohe broneering automaatselt muudab siis ära. Kus me saame dokumentid? Finantsteave, siin te leiate kogu teie infot 100%, millised palju teil vaja maksta juurde ja nii edasi. Reisijate tülpist te leiate reisidokumentid, siin on leping vormistatakse kohe peale broneeringu vormistamist. Arved asuvad kõik dokumentide alla. Siin on 3 variantit erinevatest arvest. Arve, krediitarve ja trahviarve, oleneb millist teil vaja, kõik leiate siin. Arve saab valmis siis, kui teil on kõik teenused on kinnitatud. Ehk on selleks võtab natukene aega. Maksetingimused siin ka olemas. Kui ei ole eritingimused on välja toodud, siis siin on kõik olemas. Samamoodi otselink infolehele. Näiteks, et teil on kiire või mis iganes, et broneering on tehtud, aga klient on hästi siuke, kas oled broneerinud, te võite süsteemist otse temale saata broneeringu ülevaate, et siis tema saab rahul olla, et broneering on vormistatud, aga arve ja leping te saadate temale näiteks natukene hiljem. Ehk on siis sel juhul võite kasutada seda võimalust siin ka. Nupp on tühiste broneering. Kui ta on juba kinnitatud ja kõik, kasutame ikkagi kirjavahetust teie halduriga, kuna igal pool on raha nõue, et ütleme ettemaksu osa ja trahvi ja kõik sellised asjad. Kui on eelbroneeringute puhul, te saate seda automaatselt ise teha, et kuna te ei läinud veel arvesse automaatselt kinnitusele kuskilt. Nii, sellest rääkisin. Ma korra vaatan, kui on midagi vaja küsida, te võite kirjutada chati, ma vaikselt seda vaatan ka. Mis meil on, ütleme, GDS-i reisi puhul te peate teadma. GDS-i reisi puhul, et see on meil Exotica tehtud, mis on test Exotica ringis, siis meil on, siin on teised maksetingimused ja natukene teised nüansid. Maksetingimust on Exotica puhul, et vaja maksta lennupileti hind 4 tunni jooksul ja siis on ülejäänud on 30 päeva enne väljumist. Ja siis on saate sellest diferentseeritud komisjon. Ehk on siis kõik Exotica ja Emiratid, mis on regulaarlennukiga tehtud, broneeringud, et teie komisjon on 5% on lennupiletide hinnast ja teie komisjon ülejäänud summast. Kuidas me saame seda teada? Näiteks praegu meil on nagu vaatame Maldiivide peal, neid kuupäevad, millel saab lennuplaanid nagu on, et siis selle vahemikusse me näiteks tahame 9 ööd, 2 inimest, toiduplaan, nii nagu tavalist valime, täispakett, ehk on siis valime täispaketi. Siis meil tulevad nagu reisipaketide hinnad. Aga hinnad me peame kontrollima. See praegu tuli tulemus, nagu see teie harjutanud nagu teistest firmadest nagu ka on, et liinipakkumist. Ma pean muutma natukene, et siis te saate natukene rohkem infot näha. Igal pool on, kui regulaarlennud, et meil on seda märk nagu ka olemas, et regulaarlennud.
siis on hinna juures on kõik hoiatused, palju ettemakse ja nii edasi. Samamoodi ettemaksud on siin ka kirjutatud lennumaksumuse summast. Siin on ka infoleht, kõik muutmised, mis tingimustega on. Näiteks kui aastavahetus ja jõulud, siia lisatakse juurde broneeringu etapist. Kui me räägime charterlendude puhul, et meil on kõik neid kohustuslikud lisateenused, kõik on hinnas. Et siis jällegi, vabandust, täpsustan, et Tallinnast, kui Tallinnast väljalend teesturiga, Egiptus, Tenerife ja neid suunad kõik on arvestatud, kõik kohustuslikud teenused sisse. Kui me räägime juba Riiast, et see lisatakse juurde järgmisel etapil. Samamoodi on regulaarlennukiga, samamoodi on, lisatakse juurde. Tuli tulemust, et 9 ööd maksab siis 2 inimesele 3854. Kuidas me vaatame seda, palju siis ettemaks peaks olema ja siis kas hind on õige või mitte. Vajutame nagu broneerida ja siis me näeme, praegu süsteem automaatselt juba saadab konkreetne päring Amadeusse ja küsib, mis lennupileti hind on. Kuna eelmised hinnad meil on nagu süsteemi seedistatud niimoodi, et nad jooksvalt teevad nagu hinnad nagu cash'i sisse. Praegu ma näen, et siis päris rangelt nagu tuli hind juurde. Seda saame siis nagu korrigeerida, aga suurem osa, et kui tuleb, siis tulevad nagu väiksemad numbrid. Praegu tulemust näitas päris kõvasti seda juurde 1130 eurot. Nii, näiteks me vaatame praegu süsteemis, et paketi hind on 4983, lennupiletide puhul on 3393, ehk on ettemaks on, klient peab maksma 3393. Samas, et me võime vaadata, mis lennuplaanid on. Hetkel on süsteem valis ainult Turkish Airlines. Käsipagaaž on hinnas, äraantav bagaaž on hinnas, kõik sellega nagu okei. Mis veel saame siin teha, et näiteks väikse lisatasu eest me saame siis vahetada lennupileti tüüpid, et siin ka samamoodi automatiseeritud. Ja siis täidame kogu infot ja kõik läheb töösse. Aga enne seda teil kindlasti ka peaks, kui te teete pakkumise saate teha kohe hinna juures siin vajutades korvi peal. Ehk on siis ettemaks on 3392 ja siis ülejäänud maks on kuu aega enne väljalendu 1591. Et seda klient peab teadma, et kui seda broneeringut vormistate, klient otsustanud minna mitte ainult hotelli, ta läheb nagu sinna punkti Maldiividele, et vahest võib juhtuda, et hotell peaks kinnitatud olema natukene kauem, kui on lennupiletide väljaprintimine. Et meie hoolime selleks, et siis maksimaalseks lennupiletid saab siis enne, hotell saab enne kinnitatud olema, kui lennupiletid välja printitud. Et siis vältida erinevad situatsioonid klientidega. Aga siis meil alati haldurid kirjutavad, millised tingimused, millel piletid välja printitud peaks olema ja nii edasi, nii edasi. Ja kui klient on nõus, siis ta maksab teile ettemaksu ja siis me juba ootame järgmised tegevused. Ma võin vaadata praegu natukene edasi, kas hind on nii suur. Näiteks hetkel süsteemis on seedistatud kõik neid kaugemad reisid on kuni märtsi lõpuni ja siis jooksvalt pikendame neid ära. Oli 1359.
praegu süsteem saadab nagu automaatselt, küsib hinda, lennupiletide hinda ja olemasoleva variantid oma teenuses. Nii, vot siin on juba 331 on ainult suurendatud, see on nagu, võiks olla miinusesse, võiks olla plussist. Ja siin on näiteks, kui me vaatame seda lennuplaani, siin sel kuupäeval on lennuplaanid on erinevad, et näiteks kõige soodsam variant, et pakkus ja päris hea see lennuplaaniga, pakkus siis Lufthansa ja Condor ja siis ülejäänud on siis Turkish, aga siin tuleb lisatasu juurde, et siin saab nagu mängida nende lendudega. Nii, infolehte peal on kirjas kogu info, mis kliendid küsivad, et see on hästi oluline ka dokument, mis läheb nagu, mis läheb siis koos lepinguga, et selle peal on nagu alati klientidele saata, et siis te vältite erinevad situatsioonid, mis nagu mina ei teadnud ja nii edasi, nii edasi. Kui klient juba koha peal, et koha peal temal on infolehe peal on kontakttelefon olemas, et ta saab nagu ühendust võtta siis otse kliendi tugi või siis on niidide kaudu ja nii edasi. Et siis see on palju kiirem, kui ta kirjutab teile, te kirjutate meile, me kirjutame edasi ja see võtab nagu palju rohkem aega, kui ta ise oma küsimuse esitab kohe seda meie kliendi toele. Nii, kas siit on kõik aru saada, kõik on selge? Et võime minna siis natukene edasi siis hotelli tülpi. See on hotellid, mis ei ole nagu meie oma, see on nagu meie vahendame. Sellest on siis teie komisjon on 10% hinnas ja siis, aga siin on vaja vaadata tingimused, mis on hotelli ise pakub. No näiteks Pariis. Ja siis, et näiteks soovime majutada 8 kuni 11. Siin on hea, kõik hotellid on kohese kinnitusega, siin on võimalik kuni 6 tuba on korraga päringut saata ja siis samamoodi siin on võimalik neid koheseid nagu broneerida. No näiteks, et valisime seda Pariisi ja siit tulevad erinevad variantid. Siin on nagu erinevad hinnad. Vabandust. Siin on maksetingimused, millel mida vaja maksta, et kas on vaja maksmine toimub siis 2. juulil või siis kohese kinnitusega ja nii edasi. Seda kindlasti palun arvestage, et broneerimisel, mis on tagastamata või siis tagastatud tariif ja nii edasi. Teie jaoks siin on nagu kirjas, et näiteks maksetähtaeg on siis 100% 2. juulil. Ehk see tähendab, et meil on 6 päeva on varu ette võetud, ehk on juuni lõpus, et te peate siis nagu tuleb teada, et siis vaja maksta ja siis on nagu selleks, et me saame nagu tasuta tühistama ja nii edasi. Et te võite klientidele ettemaksud võtta, kui siis on, aga siis põhimõtteliselt, et meie küsime raha siis enne saabumist pluss 6 päeva sellele kuupäevale, mis siin on välja toodud. Et ja siis te jätate endale siis ainult 10% vahendustasu kõrvale. Näiteks, et kuidas nagu veel võib otsida nagu hotelli, no näiteks, et kuskil konverents ja te ei tea, kus see asi asub, näiteks me võime valida Google'i kaarti, et näiteks Eiffeli torni vahel, et kilomeetri raadiuses
et kirjutame, vajutame siis nagu hotelli lahtri peal siis nagu GPS-i märku peale, siis tuleb kaart, kirjutame, mis meil vaja ja siis vaatame, allpool on valime vahemik ja siis kinnitame valik. Ja tulemusele tuleb ainult neid hotellid, mis on Eiffeli tornist on 1 kilomeetri kaugusel. See on nagu hästi mugavam tööriist, mis te saate kasutada erinevatel konverentsidel, erinevatel sündmusel ja nii edasi, nii edasi. Tuleta meelde, siin on 10% teie komisjon on hinna sees. Transferite samamoodi, et transferid, et kui me näiteks valime transferi, siis kuhu ta sõidab, mis kuupäevad, siis tulevad ka erinevad autode tüübid, no praegu sinnapoole ainult valime näiteks üks sund. Siis on kirjeldus, et mitmele inimesele on arvestatud, näiteks võtame 1-2 reisijad, suurem auto näiteks 40 eurot, tühistamine on 5.07, ehk on siis põhimõtteliselt suurem osa nagu tühistada saab siis nagu 3 päeva enne väljalendu. Aga selleks, kui transferit soovite broneerida, siis kindlasti on vaja valmis lennuplaanid ka, et kuna süsteem seda küsib ka. Aga arvestage, see ei ole transfer nagu päris transfer, see on nagu taksoteenus, nende tingimused, ooteaeg on 1 tund ainult, kuna praegu näiteks suuremad osa lennujaamad on väga suured, inimesed lihtsalt ei jõua, aga sel puhul on vautšeri peal, mis firma väljastab, et siis seal on kontakttelefonid, kus leida ja kuidas nendega ühendust võtta. Nii, charterlennud. Charterlennud meil on, siin on nagu nimikiri odavatest kuni kallimatele ja siis on nagu, siin on välja toodud kas üksiksuund või edasi-tagasi, mis on soodsam ja siis te võite nagu siin vaadata ja siin minna otse nagu broneerida. Või teine variant, et minna siis lennupiletide alla. Samamoodi siin on lihtsalt linn vahetada, kas on väljalend Tallinnas või siis nagu tagasi lennud vaja ja nii edasi. Et näiteks Tallinna-Antalya alates, siin on võimalik valida terve kuu, näiteks november ja tagasi taha ja otselend linnukest. Näiteks 1 suunapiletid. Siin tulemus tuleb terve kuu peale. Et soodsam variant, et peab viskama ettepoole ja siis pärast te saate nagu neid vaadata. Aga siia tulevad veel mitte ainult testuri pakkumised, siin võib olla tavalised lennupiletid ka. Kuidas neid eristuda, et kõik, mis on nagu testuri blokid või testuri toode, nende peal on kas testuri logo või siis on charterlennu logo. Näiteks, aga kõige olulisem see, et näiteks kui me vaatame regulaarlennukiga, siin tulevad sellised võimalused nagu muuda tariif, ehk on see tähendab, et see on nagu lend, mis on nagu regulaarlend ja see, mis on nagu, kus ei ole rohkem nagu võimalused muuta, siin on konkreetselt testuri toode, kus on bagaaž juba hinna sees, siin on tavaliselt mitu piletit on alles ja nii edasi, nii edasi. Kui te vaadate väike eripära, kui te vaadate edasi-tagasi piletid, neid võivad olla natukene kallim. Kui te vaatate edasi üksik sinna, üksik tagasi, et sel juhul, et üksikute piletide puhul võib olla hind natukene soodsam, et sel lennul näiteks on disbalansi kohad ja me müüme neid soodsamaid. Aga kui on edasi-tagasi, te vaatate teist komplekti, see hind võib natukene kallim olla, et soovitan alati kontrollida, kuidas hind kujunes lennupiletide puhul.
ja tuletan jälle meelde, et siis charterlennud Tallinnas on 5% komisjon on hinna sees, ülejäänud on lennupiletid nii Riiast kui ka siis kui muud riikidest või tavalist regulaarlennukiga, see on netohind, te võite lisada seda juurde või seadistada kohe süsteemis, et saata nagu klientidel nagu ilus pakkumine välja. Mis veel ma tahaks rääkida? Nii, testuri grupi soodustust meil ei ole. Meil on kuni 14 inimest, see grupp ei ole, see on, võite broneerida rahulikult süsteemi hinnaga. Kui hind muutub jooksvalt ka, et siis seda te võite saata neid broneeringu numbrid kõik järgi oma haldurile, ta muudab siis lennupileti hinnad, kuna automaat muudab hinnad siis automatiseeritud ära. Aga kuna meil on tingimused kuni 14 inimest, et hind ei muutu, siis sellega nagu kõik okei. Kui teil on rohkem kui alates 15 inimesest või rohkem, sel juhul, et on vaja ainult päringu alusel küsida hinda, et kas saab süsteemi hinnaga või siis natukene kallim tuleb. Kahjuks odavamat ei tule, kuna meil süsteem seadistatud odavamatest kallimatele lennupiletidele. Ja sel puhul, et jah, et grupi soodustust meil ei ole. Mis veel? Nii. Kui me vaatame, ma näitan siis müügitingimused. Müügitingimuse all meil on kõik lahti kirjutatud, mis on mis. Näiteks on Katari jaoks lisadokumentid, mis vaja lisada siin, et ettemaks on 25% ja siis 100% on siis kuu aega enne väljalendu. Riiast samamoodi, Riiast on grupi on alla 8 inimest ja kõik kohustuslikud lisatasu on lisatakse juurde broneeringu etapil. Leedust on kõik päringu alusel ja 100% ettemaks ja nii edasi, nii edasi. Et infolehed on välja toodud absoluutselt ka kõik. Bulgaaria, Egiptus, Türgi, Katari, samas on Mauritius, Tai, Maldiivid ja nii edasi. Et see on ka hästi oluline vajalik info. Ja lennukuupäevad on välja toodud praegu juba järgmiseks hooajaks, et üks kord nädalas laupäevati on, meil tuleb siis Hurghada ja Sharm meil tuleb siis teisipäevati. Ja mis ma tahtsin öelda, et siis Egiptuse puhul palun ettevaatlikult müüge neid ainult lennupiletid, eriti tagasilennul ja kuna meil olemas viited agendi leht ja siin on olemas Egiptuse immigratsiooni, tolli ja tsiviillenduse eeskirjad, et siin on selline dokument, et kui kaua turist võiks olla Egiptuses. Ehk kui nad küsivad ainult tagasilend, et te peate uurima, kuidas ta tuli, millega ta tuli ja kus kohast. Et kuna Lätist, mainin ka, et Lätist Egiptusesse ei lenda charterlend. Lätist käib siis regulaarlend. Ehk kui ta läks juba Lätist ära sinna Riiast Egiptusesse, ta ei saa tagasi Tallinnasse charterlennudega. Ta peaks tagasi tulema samamoodi regulaarlennukiga. Ja siis on, kui tagasi näiteks, kui Tallinnast ta tuli sinna ja tagasi tahab Riiga, siis seda on võimalik. Aga siis tingimused ka. Sharm el-Sheikhi maksimaalne viibimisaeg on 30 päeva ja siis on Hurghadas on 84 päeva. Peale seda siis on juba trahvid ja siis inimesed peavad ise nagu sellega nagu tegutseda. Ja samas, et nad ei saa tagasi lennata selle charterlennuga. Siin samamoodi te leiate erinevad tingimused agendi lehe peal, et siis absoluutselt kõik on nagu vajalikud info siin on olemas. Ja siis on põhimõtteliselt
mul on vist kõik, kui teil on küsimused, te võite esitada, ma saan nende pealt vastata. Ma loodan, et ma sain ka siis seda nagu hästi teile rääkida. Ma näen praegu esimene küsimus, mis oli chatis nagu kirjutatud, kas kaugreisidele osta vaid lennupiletid näiteks Taisse Maldiividele. Tegelikult meie soetame, me saame neid pakkuda küll, aga me paneme siis oma juurde hindlust ja siis nagu peate veel lisaks panna. Et kui te teete sellest pakkumist, et te saate teha seda süsteemist, et lennud Tallinna maale näiteks ja siis osta seda süsteemist siin hinnad, siin nagu siit kaudu. Siis te saate nagu neid soetada endale, aga juurdehindlust te peate ise seadistama. Kellelgi on mikrofon on sees, et nii ma lülitan välja. Kas on küsimusi veel? Nii, kui küsimused ei ole, siis et mina tänan teid, et siis tuletan meelde, et siis koolitus oli salvestatud ja siis homsest on juba meil lahtris viited, presentatsioonid, webinarid, salvestatud webinarid ja siin te saate neid, siin te saate siis vaadata, vajutades vaadata nagu nupu peal. Ja kui on küsimused, siis hea meelega aitan hotelli kohta, süsteemi kohta ja nii edasi. Kui teil on konkreetsed broneeringuga seatud küsimused, neid on ainult teie halduritele, haldurite kontaktid teil on olemas ja siis seda te leiate, kui vajutate diagrammi pildile, siis ta tuleb konkreetselt, kes teie haldur on. Aga tänan teid koolituse osalemise eest. Kui on küsimused, siis olete teretulnud. Siis teil head müügid. Praegu tuleb vaadake süsteemis, meil on 28, 29, 34, 13, 11 kuupäevad, mis on lähedal, on päris head magusad hinnad nii Türgi kui siis Kreekale. Samas on Bulgaaria ka 4. juuni, et siis sellised hinnad varsti lõpevad ära juba. Aga tänan teid veel kord koolituse eest, et kogu materjal tuleb siis homsest meie süsteemi. Aitäh!